viga. Peabki aru saama, töötame korralikult läbi kõik õhupõikilihased. Nii, pumpame tervesse kehasse terve vaimu. Vasak, parem. Ja nüüd lähme keharingidele üle. Hooga teeme keharinge. Hooga teeme keharinge. Minule kohale. Hooga teeme keharinge. Miks ei tee hooga keharinge? Kuulgu rööp pilistab. No kuulakesed, no kus, stopp! No mis on siis, kas võimleme korralikult või ei võimle korralikult? Teeme niimoodi, et mina teen nalja ja teie ka ei tee nalja. Laseme korralikult lipsuselved lahti, teeme nööbid lahti ja läheme uuesti keharingidele. Hooga teeme keharinge. No liigutame. Miks me seisma jäime siis nüüd? Hooga teeme keharinge. Aitab küll. Kes veel arvab, et aitab küll? Kuule, ma lähen puhkan õhtuni, kui keegi küsib mind, siis... Ma olen Heinar Veidikeseks ajaks ringali. Lähme teeme ühe Roberi. Teeme ühe piljardi ka. No kuulge, ei saa ometi niimoodi, et üldse meil ei oleks mingisugust kehalist koormust. Nüüd pärast seda, kui sekretärid tulid, minul ei ole üldse koormus. Seda ma räägingi, noh. Teate mehed, mis meil klubis on algusest peale puudu olnud? See on strateegilisest mõtlemisest. Kellel meil? Me ei mõtle, milliseid tagajärgi meie teod võivad tuua. Mis nad siis toovad? Sest me võtame endale väga rõõmsalt nüüd sekretärid, eks ju, aga me ei mõtle, mis saab edasi, mis sellele järgneb. No mis sellele järgneb? Just nimelt, lumevallist tekib laviin, sest me usaldame nüüd, eks ju, osa töödest sekretäridele, on ju nii? No tegelikult see on väga hea. Väga hea, eks ju, meil tekib palju vaba aega, eks ju, mida me sisustame endale meeldivalt ja tänu sellele me tahame veel rohkem vaba aega, me anname veel rohkem tööd sekretäridele, on nii? Järelikult ühel päeval me anname kogu töö sekretäridele. See tähendab seda, et meil on piiramatult vaba aega, me ei oska seda enam otstarbekalt kasutada. Just nimelt, me kulutame üha rohkem aega passiivselt, me logeleme. Aga sellest liikumatusest, sellest tekivad esimesed kerged tervisehäired. Meil tekib esimene hirm. Just nimelt, me hakkame ennast hoidma, me hakkame veel vähem liikuma nüüd. Ja selles liikumatusest tabab meid ühel päeval mõte, et kas meid üldse on kellelegi vaja? Meie psüühika moondub, meie tundeelu väärastub, meie liikumatusest muutuvad meie jäsemed peenikesteks, nad atrofeeruvad, tekivad lamatised, ainevahetushäired süvenevad pidevalt, ajutegevus aeglustub ja peatub. Mis see on, noh? See on surm. Just. Miks hiina keeles siis kõik? Ma räägin ju kogu aeg, kui me tööd teha ei taha, me peame võimlema. Tööle. Vasak. I like to move it. I like to move it. Kuule, mis sa arvad? Kas poisid võtavad võimlemise omaks? Ütle palun, kas me hakkame iga päev võimlema? Mis sa arvad? Ma ei tea, see sinu võimlemine on kuidagi... Mis ta on? Ütle ausalt. Sa ei pahanda? Palun ütle. Ma pean väga tähtsaks sinu arvamust. Mis minu võimlemisega lahti on? See on kuidagi tuim ja igav. Mis sa tahad? Iluvõimlemist tahad? Ei, mitte seda, ei. Harjutusi lindikestega tahad? Ei. Harjutusi pallikestega tahad, seda tahad, jah? Ei. Harjutusi kurikakestega, seda tahad või? Ei, mitte seda, lihtsalt, et oleks rohkem plastilisust, tantsulisust, õhulisust. Ei! Mai! Hei, Mai! Ups! Jess! Bingo! Kust sa teda tead? No ma rääkisin ju ükskord. Mis ta rääkis? Joo. Ma küsin, mis ta rääkis sulle? No ta rääkiski kogu aeg, joo. Mina arvasin, ta on kloun. Siis tuli välja, et tal on veel naljakam amet. Mis amet? Ma ei mäleta, ta ütles mingi eurotarkastaja. Eurotarkastaja? Jah. Sulle ütles
otse kohe niimoodi või? Joo, ja siis, et tal on veel mingi keeruline nimi, mingi mina. On, jep, noh. M-hotell. Jaa, tähendab põhimõtteliselt jah, seesama number on usaldustelefon ka, aga teate, seda tütarlast ei ole praegu siin. Nojah, muidugi, mina võin ka teid lohutada, jaa. Aga teate, mul on väga kiire praegu. No hea küll, rääkige ruttu, mis teil oli ja rääkige kiiresti. Näita mulle, kus see von sul on. Mis von? Näita mulle nimekirja! Von Ränkel. Kuulge, Ja lahkub juba homme. Kuulge, see oli väga paha, mis te tegite, eks ole? Ja ärge kurat niimoodi enam mitte kunagi tehke, okei? On ikka kurat mured inimestel, tead. Mingisugune Marlene jooksis ära. Marlene? Ja tema, eks ole, hakkagi üldse otsima, hakkab jooma ja nüüd kahetseb. See sass? Sass. Mina ei tea, oli ta sul see sass või asi või mis tal seal oli? Kus ta helistas? Hallo? Sass? No kui ta homme õhtul ära sõidab, siis tal peaks raport meie kohta valmis olema. Ma tean seda isegi. Aha, no vähemalt osa sellest mustande. See tuleb ilmtingimata kätte saada. Ma tean seda isegi. Aga kuidas? Võib-olla ma räägiksin temaga? Niisugused inkognitod, eriti ei räägi palju. Ja kartan. Mind õudselt huvitab, mida ta meie kohta kirjutab. Kas ta märkab kõike seda head, mis meil on? Suurepärast üldjuhtimist, kõrget teeninduskultuuri, maitsekat sisekujundust, rahvuslikku ja samas internatsionaalset kööki ja selle kõige eeldusena loomulikult, ma kordan veel kord, suurepärast üldjuhtimist. Ta ei kirjuta seal mitte ühtegi head sõna. No, miks? Tal ei ole seda ülesannet. Ta kirjutab ainult seda, mis meil on halvasti. No, mis meil siis halvasti on? Sellepärast ma peangi selle raporti kätte saama. Ma olen uurinud seda asja. Kui ta kirjutab nii, nagu meil tegelikult on, siis oi. Ma kujutan ette, mida ma sealt loen. Hallo, Marki? Marki siin. Kuidas te pole kuulnud? Kas teil mõnda ülemust seal ei ole? Marki! M-hotellist. Seda olete kuulnud? Ma sellepärast helistan, et mul tekkis mõte, et kuna meie hotell on saavutanud teatud väga kõrge taseme ja mul on andmed, et meid koteeritakse isegi välismaal väga kõrgelt. Sellepärast mul tekkis mõte, et kui on soovi, et siis me võiksime korraldada koolitust hotellialal. Ja teiste hotellide töötajatele. Sellepärast, et ma ausalt öelda natukene kardan, et see mulje, mille saavad meist hotelli külalised, et teised hotellid kipuvad seda muljet alla viima. Me taotleme parimat. Meil on isegi vastav loosung ülevale. Nii et me oleksime nõus kõiki õpetama. Vaat, niisugune mõte mul tekkis. No mõelge sellele, öelge oma ülemustele ka edasi. Nägemiseni. Pada. 7 ärtut. 7 pada. Majesteet. Oota, ma ei saa praegu. 7 trumbita. Pass. Pass. Mis on? Mul ei ole praegu aega. Oled näinud? Jah, Räägi mulle temast. tavaline. Baaris käib. Igal õhtul. Mis ta joob? Teed. Tuled ka või? Munsi, sina mine siit ära nüüd. Kohe. Sina pakud talle
viimasel ajal on Meri rohkem paaris. Aga põhimõtteliselt, kui sa teed keedad, sa ise määrad, mis sa sinna sisse paned. Muidugi. Noh. Näinud, sa ei ole seda meest. No näinud olen, midagi erilist küll ei ole. Sa pead olema midagi näinud. Sina tegeled külalistega. Mul sekretär tegeleb jooksvate küsimustega. Meil on kõigil sekretärid, aga me peame ise ka millegagi tegelema. Tegelebki ju, lähe. Tule siia. Sa pead ju teadma ometi midagi. No, kui ta käib, siis tal on kogu aeg arvuti kaasas. Kui ta istub, siis ta kirjutab kogu aeg. No, muud ma ei oska midagi öelda, ma ei tea midagi muud. Pidevalt kirjutab. Ilmselt on millest kirjutada. Seda kohvrit ta vist käest ei anna. Küll ta annab. Nüüd. Olge hyvä, herra. Kiitos, kiitos. Anteeksi. Anteeksi, toveri. Otta tämä. Yes! Igalt poolt, isegi voodi. Alt vaatasin. Voodist vaatasid. Igalt poolt vaatasin.
telkisid ära? Saad aru, siin on niisugused nüanssid. Palju sul telgitud on? Palju ei ole veel. Sa telgid 7 tundi juba. Sul on telgitud ainult 7 sõna. No, huvitav, jah. Paljud sõnad on meelest läinud. No, oota, ma küsin magistri käest järgi. Oi. Noh, Mida sa loed? No nii, see on küll üks tark jutt nüüd. Suur osa naispersonali on suure töökoormusega võrreldes meestega. Ja alati ei suuda personal garanteerida öörahu ja kabareeprogramm ei tutvusta piisavalt aboriginal. Noh, aborigeeni. ei, see on kohalikku kultuuri. No loe, mulle meeldib, kui mind piitsutatakse. Ilmselt on M-hotell kõige läänepoolsem hotell, kus on koridorides vabalt nähtud liikumas karu. No mis seal hästi kirjutatakse? Siiamaani polegi midagi hästi. Äkki ei ole veel valmis? Jah, kuule see lõpebki pooled sõnad. Kas see on vähemalt hea sõna? No kuule sellelt mehelt, mis sa loodad. Anteeksi, teiden mani. Kiitos. Juba lähetegi pois. Oli erittäin hienoa tutustua. Meeldis hotelli? Erinomainen hotelli. No, kaikki kunnossa? Ei. Kaikki oli erittäin hyvä. Oho. Huonet, palvelut ja palveluskunta ja kaikki. Kaikki kunnossa. Mutta yksi asia vielä. Joo. Täällä kellarissa minä kerran kuulin autoja ääniä. Ääni? Minä mielelläni kävisin nyt katsomassa, mistä oikeastaan on kyse. Meil ei ole keldris midagi. Joo. Hetkinen. Joo. Hetkinen. Jos sopii. Ja sobi, aga hetkinen. Joo. Aika pieni. Joo. Ta on keldris kuulnud mingid ääli. Mis ääli? Assaa. See on Marsalil on ju... Mis tal on? Ma ei tea, Marsal rääkis, et ta... Kus ta on? Ma ei tea. Ma hoian teda kinni. Teie otsige Marssali üles ja tehke kelder korda. Kus ta on? Hetkinen. On tal pieni aika, kahvi, juoma. Joo. Juoma meidän baarissa. Joo. Kaikki. Joo. Anteeksi. Joo. Meidän baarissa. No nii. Ahoi, Morsk. Ujunud keldrisse. Ei, mina ei kiitsi midagi teha. Ja mine söö oma supp ära, mis sa kokku keetsid. Mina ei ole mingit suppi keetnud. Keldris. Joo. Mina olen teinud ka noorisotööta. Ja sellest minu organiseerimise võime on tulnud. See on mul vanast ajast. Võib-olla astume sisään eteenpäin. Ja, palun. Joo. No nii, siin, nagu te näete, on M-klubi muuseum. Seda me näitame oma kõige kallimatele külalistele, oma frendsidele. Understand? Joo. Siin võite jälgida klubi arengut algusest peale. Siin avanen nii-öelda teile meie development. Understand? Joo. Kehitys. Pitäisi minna nyt kellariin. Aga teid kindlasti huvitab meie kohalike nii-öelda aboriginal traditsioon. Ja selle kujukaks näiteks on M-klubi liikme ülikond, mis vastavalt meie laiuskraadidele koosneb 2 osast. Pintsakust ja pükstest. Nagu te näete, on ülikond tehtud tumedast riidest. Kurat. Ragas ystävä! Herre! Von Rinkel! Ragas ystävä!
Herra Jumala. Oi ihmisparka. mis see siin on? Täällä on ihmisiä. See on võimatu, see peab kohe kaduma. Noh, mis sul siin on? Need on minu hoolealused. Need. Palju sul neid on siin? Meil on täpselt parasjagu. Kas meid hakatakse vähemaks võtma? Ei hakata. Kas meid hakatakse koondama? Ei hakka, keegi rahunege nüüd maha. Rohtu võtsite? Võtsin. Rohud on sees. Ma küsin, mis siin toimub? Mis siin toimub, kurat, kui meil on need tühjad ruumid, miks me ei või siis neile öömaja anda? Need on ju ka inimesed. Palju sul neid siin on? Mina ei tea täpselt. Ööseks tuleb umbes 20 inimest. Praegu nad on linnas, ajavad oma asju. No need. Need on haiged, need ei saa täna linna minna pimeale. Korra lagedus silmapilk. Lõpetada. Onko se turvakoti? Ja, aga selle me likvideerime silmapilke. Kuule mees! Siinähän on nyky-eurooppalaista henkeä. Se on juuri se, mitä me tarvitaan. Tässä minä näen teidän tulevaisuuteen siementä. Joo! Anteeksi, hyvä ystävä. Minä olen valehtelenut sinulle. Ma tean. Minä olen teinut väärin. Mutta nyt minä olen nähnyt hotellin täysin uudessa valossa. Ja minä kirjoitan uuden raportin. Minä kirjoitan täysin positiivisen raportin. Täysin positiivisen. Minä vannon, minä teen sen. Ja minä voin kertoa sinulle erään salaisuuden.